minu massaaži juurde jõudmine on tegelikult omamoodi tähenduslik, et meil oli spordikoolis oli ainukene lend siis, kes sai ühe veerandi, sai massaažiõpet. Ja mina olin siis ainukene, kes küsis, et kas on võimalik ka seda praktiliselt saada, et kuidas me ainult teooriat õpime massaaži. Ja siis see õpetaja või see massöör, et massöör siis teatas, et hakka pihta, et võttis riidid ära, ütles, et hakka masseerima. Ja noh, siis ma sain aru, et sel hetkel, et ega see niimoodi lihtsalt hakata masseerima, et käed on higised ja et ega ei oska küll nagu väga midagi nendega peale hakata, aga ta oli väga hea õpetaja ja just ta õpetas seda poolt, et kuidas tõesti tunnetada, kuidas saada nii-öelda head käed ja tõepoolest pärast seda hakati mu käsi kiitma, et mul on head käed. Ja see ei ole, noh, kuigi tihti arvatakse, et head käed on jumala and, siis tegelikult on seda kõike võimalik õppida. Ja et selle taga on siis lihtsalt soov teha teisele head. Ja kui see soov on olemas, et siis saavad kõik inimesed omale head käed. Ja et võib-olla sealt edasi hakkaski mul siis juba niisugune suhteliselt kiire lend, mis vahepeal sai ka väikesed tagasilööke, et kui ma läksin väga nii-öelda sellisesse kooli või kursusele, kus siis olid väga palju küll väga nimekaid õpetajaid, küll aga ei pööranud nad enam niivõrd sellele vaimsele osale tähelepanu kui just tehnikale ja see võiks öelda, et rikkus natukene mind isegi hetkeks ära, et õnneks sain ma sellest aru ja siis teised massaažiliigid ja teised õpetajad aitasid mind jälle õige raja peale tagasi.